Tervist sõbrad, minu nimi on Janno Peensalu, see on Karjase Kohvi saade. Ja kõigepealt ma tahan tänada Karjase Kohvi saate partnereid, kes on seda tööd toetanud. Ja kui sa oled mõnda aega seda kanalit jälginud, aga ei ole veel tellinud seda kanalit, siis see on ka üks viis seda kanalit toetada. Ja kui mõni video on sind julgustanud, kinnitanud, aidanud, siis iga like loeb samuti. Nii et suur tänu teile kõigile. Ma tahan mõned mõtted selle aasta viimasel päeval rääkida väikeste asjade mõjust, et suured asjad tulevad väikestest asjadest. Ja lugeda ühe kirjakoha, see on 4. Moosese raamatus 22 peatükk salm 18, ilma et ma seda konteksti siin hakkan lahti rääkima, sest see ei ole praegu see point, aga see konkreetne salm on, mida ma tahaksin kasutada. Siin öeldakse, aga Bileam vastas ja ütles Baalaki sulastele. Isegi, kui Baalak annaks mulle oma kojatäie hõbedat ja kulda, ei või ma üle astuda Jehova oma Jumala käsust, ei väikeses ega suures asjas. Ameerikas on kasutusel selline lause, et the devil is in the details, mis viitab sellele, et kurat on detailides. Peamiselt viidatakse siin igasugustele lepingutele ja kokkulepetele, kus peenikeses kirjas on juttu mingitest tingimustest, mida keegi ei viitsi läbi lugeda ja pärast seda, kui asjad hapuks lähevad, öeldakse neile, et aga siin peenikeses kirjas oli juttu, et kui sa neid ja neid asju nii teed, siis nii sellised asjad juhtuvad. Ja kuna keegi ei viitsinud peenikest kirja läbi lugeda, siis öeldakse, et kurat on detailides. Aga tegelikult on Jumal ennekõike detailide Jumal ja pisiasjad lähevad korda Jumalale. Need peaks minema korda ka meile. Inimestena tihti me püüame vältida suuri prohmakaid ja eksimusi ja vigu. Ega pane sama palju kaalu ja väärtust sellele, et ka väikstel asjadel on tegelikult vägi kujundada meie elu. Nii nagu ma olen tihti kasutanud seda näidet, et veetilk tilgub jätkuvalt tilk tilga haaval graniidi peale ja graniit on väga tugev materjal võrreldes veega, ometi see järjekindlus, isegi see väikene veetilk tehes midagi järjekindlalt, päev päeva järgi, minut minuti järgi tilgub sinna samasse kohta, lõpuks uuristab augu isegi graniidi sisse, nii et väikestel asjadel on märkimisväärne vägi. Me teame seda, et aine kõige suurem vägi on tavaliselt aine kõige väiksemates osakestes. Me räägime siin aatomid, tuumast, neutronitest ja nii edasi. Nii et üks tikk võib süüdata terve metsa ja tavaliselt ka tarkus on koondatud ühesse väikesesse ütlusesse. Ja hämmasta, kui sa pole, kui sa loed Jumala sõna piiblit, siis sa leiad, et kõik lood, kõik targad mõtted on pandud kirja väga lühidas vormis. Ja loomulikult, kui Jumala püha vaim neid asju meile avab, siis me võime rääkida ühest salmist terve pika jutluse ja rääkida jutluste seeria ja tegelikult sajandeid võib rääkida ühest salmist ja saada jätkuvalt uut ilmutust. Aga need mõtted ise on lühikesed, on tabavad. Ja selle tõttu on vägi väikestes asjades. Ma kuulsin hiljuti sellist mõtet, et põhjus, miks me asju oma elus ei muuda, on sellepärast, et esimesed sammud nende muutuste suunas on nii väikesed, et me ei usugi, et nendel on potentsiaal seda suurt muutust esile tuua. Need ei registreeri ära meie saavutuste skaalal kui tähendusrikkad sammud. Näiteks mõni inimene võib mõelda nõnda, et ma olen kaua aega tahtnud kirjutada raamatut. Ja muuseas, ma olen ka selle peale mõelnud. Aga see on see probleem, me mõtleme selle peale, me ootame inspiratsiooni, me mõtleme, et millest ma peaksin kirjutama, ma tunnen, et ma tahaksin ühel hetkel seda teha ja me lükkame seda edasi. Sellepärast, et see projekt on niivõrd suur, keskmine raamat on kuskil 5000 lauset, 80 000 sõna ja loomulikult see 5000 lauset ei tule kokku sinna raamatusse kergelt
ja see ei tule sinna iialgi, kui me ei kirjuta esimest lauset. Selleks, et aga esimest lauset kirjutada, peaksime me tegelikult tegema niisuguse lihtsa sammu nagu istuma laua taha ja hakkama mõtlema, suunama oma fookuse sellele. Mõni ütleb, ma teeksin seda, kui mul oleks inspiratsiooni. Aga inspiratsioon on tihti just nimelt fookuse seadistamise taga. Ja see on enam tõenäolisem, et sina ja mina tegutseme ennast õigetesse tunnetesse ja astume inspiratsiooni sisse, selle asemel, et tunda ennast õigetesse tegudesse. Sellepärast ütlevad meile ka paljud kirjanikud ju, et nad lihtsalt kirjutavad, lihtsalt istuvad laua taha ja hakkavad kirjutama ja kui nad hakkavad pihta, inspiratsioon tuleb selle tegevuse kaudu. Nüüd ma olen nõus sellega, et uusi asju oma ellu tuua, peame me aeg-ajalt tegema inventuuri oma elus ja võib-olla viskama teatud asju oma elust välja, et teha ruumi viljakamatele asjadele. Võib-olla see on teleka vaatamine õhtuti, sotsiaalmeedias scrollimine, muuseas keskmine inimene scrollib ja veedab aega sotsiaalmeedias, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok ja nii edasi, 2 tundi 20 minutit päevas. Asjade ellu toomine ja mõningate asjade äralõpetamine nõuab aga distsipliini. Distsipliin on aga midagi, mida me lükkame tihti edasi. Ja sellepärast ka meie elu unistused lükkuvad edasi. Ma tean, et distsipliin ei ole kerge, aga ma võin kinnitada sulle, et sa harjud sellega ära ja distsipliin, mida sa oma ellu kasvatad, ühel hetkel aitab sul edasi kasvada. Kui me vaatame edukaid inimesi kõrvalt, siis me ei näe alati seda distsipliini, mida nad rakendasid, neid väikseid samme, mida nad igapäevaselt tegid. Me näeme nende populaarsust, me näeme nende suuri saavutusi, me loeme nende rikkusest, ega tea, et need olid tegelikult eneseohverduse sammud ja tihti väiksed asjad, mida nad konkreetselt igapäevaselt tegid. Nii nagu see kuulus ütlus kõlab, et meie tulevikusaladus on ära peidetud meie igapäevasesse elurutiini ehk teisisõnu edukad inimesed teevad iga päev teatud asju, mida mitteedukad teevad vahetevahel. Nii et iga teekond hakkab pihta väikestest sammudest, on see maratoni jooksmine, on see maja ehitamine, on see ettevõtte rajamine või mis iganes me elus oleme kutsutud tegema, asjad koosnevad väikestest detailidest. Üks oluline distsipliin ja printsiip, mida Jeesus meile õpetas, on kirjas Matteuse evangeeliumis 6. peatükis ja salm 32, kus öeldakse, et teie taevane isa teab ju, et te seda kõike vajate. Mis ütleb seda, et Jumal teab, mida sina vajad. Kas see tähendab, et automaatselt asjad lihtsalt ilmuvad su ellu? Me kõik teame, et see ei ole nii, sest siin jätkab. Ent otsige esiti Jumala riiki. Nüüd esiti räägib prioriteedist. Ma panen selle tähtsale kohale oma elus, mis praktilisel viisil võib välja näha nõnda. Ma võtan lahti 2026 aasta kalendri. See hakkab homme pihta see aasta. Ja ma panen oma kalendrisse kõikidele nendele päevadele, kus ma tahan osaleda Jumala teenistustel ja muudel tähtsatel koosolekutel, panen need kuupäevad paika. Mõni ütleb, kui midagi ette ei tule, siis ma püüan seal olla. Aga nüüd ma panengi need asjad kõikidest muudest asjadest ettepoole. Ja garanteerin sellega, et ma teen parima, et olla osa sellest ja olla kohal. Nii et esiti räägib prioriteetide seadmisest. Teiseks ütleb siin Jumala riiki. Me räägime siin Jumalast ja tema riigist. Jumal kui isik. Otsige teda ja tema riiki ja tema õigust, ehk neid printsiipe ehk viise, kuidas Jumal asju teeb. Kui ma seda teen esmalt, Piibel lubab mulle, siis seda kõike antakse teile pealegi.
ja lisab juurde, ärge siis olge mures homse pärast. Muuseas, algtekstis on siin kirjutatud sellepärast, ärge olge mures homse pärast. Ehk teisisõnu, see, et ma olen oma prioriteedid paika seadnud, Jumalat esikohale seadnud, tema printsiipe otsustanud järgida, siis ma ei pea muretsema homse pärast, sest ma olen oma asjad usaldanud Jumala hoolde ja Jumal hoolitseb minu asjade eest paremini, kui mina iial suudaks, sest küll homne päev muretseb enese eest, igale päevale saab küllalt omast vaevast. Nii et kui sa tahad, et aasta 2026 tooks muutusi sinu ellu, siis sa pead muutma midagi, mida sa igapäevaselt teed. Sest pisiasjad teevad elu heaks või teevad elu halvaks ja pisikestest asjadest sünnivad suured asjad, suured muutused. See on see, mida piibel meile õpetab. Ja nii nagu Hiiobki ütles, et olgugi su algus väike, peatükk 8 ja 7, sa saad siiski lõppeks väga suureks. Ehk teisisõnu, me ei tohi alahinnata väikeste asjade väge, sest suured asjad koosnevad väikestest asjadest ja väiksed asjad lõppeks toovad suuri muutusi meie elus.